ka seda ametit nii-öelda proovinud, et lastega on selles mõttes ikka igas mõttes on ikka väga mõnus töötada. No vaatasid, eelmises mängus oli ühe sinu hoolealuse poeg ka platsi peal, jah? Ja põlvest põlve asjad käivad, et... No nii, mäng on siin ka lahti läinud ja korvi kohe esimesest rünnakust ei tulnud, kuigi Tartu meeskonnal see võimalus oli. Ja olgu siis ära öeldud, kes veel ei tea, mängivad omavahel BC Tarvas Rakvere spordikool ja Salva Tartu ülikool, nii et põhimõtteliselt siin nagu sinu järelkasv ja sinu meeskonna järelkasv. Jah, et selles mõttes on teeb head meelt, et ega aastaid, kus on Tartu korvpallis on olnud, ütleme, nagu auk on olnud, aga siis nii-öelda igas mõttes, et siis nüüd viimaste aastate jooksul on ju hea näha, kuidas Tartu noored korvpallurid, kuidas treenerid on võtnud asja väga tõsiselt ja nii Tartu ülikooli kui ka Erkma korvpallikool teevad Tartus minu arust tõeliselt head tööd noortega, nii et see teeb ju ainult rõõmu kõigile, kes vähegi korvpallile pöialt hoiavad. Et kui siin 4 parema meeskonna hulgas on Tartu 2 või mõlemad korvpallikoolid, kes siin suuresti tegutsevad, siis ei ole tulemusel häda miskit. Loomulikult, super ja just eelkõige teeb head meelt see, et noored treenerid nii pühendunult teevad oma asja ja suure hasardiga, et ma vaatan isegi kõrvalt nagu meestekoondise treenerina ja ülikooli meeskonna treenerina, siis ma näen, mis saalis toimub kogu aeg ja kuidas treenerid töötavad, et see on puhas rõõm, mida näed. Loeme siis ette ka algviisikud, on need siis Karl Lugenberg, Kiur Toomas Vehmanen, Erki Kuhi, Rainis Naur ja Remi Ott. On siis vabaviskejoonel just hetkel Hendrik Keilmäe ja viskab selle viske mööda. Ja on veel siis teine meeskond kokku lugemata, on platsil Georg Kaasik, Hendrik Keilmäe, Alex Tabo, Timo Timmi ja Egert Paap. Ja nüüd on siis ülikooli meeskonnal ka silm peas. Lastevõistlusi on hästi hea vaadata just selles mõttes, et tekib ikka hea sart, et tihtipeale niisugused mänguolukorrad, kus tulevad, mis nagu meeste seas on hoopis teistmoodi, et olukord tuleb kätte, kus sa näed, et see on nüüd kindlal 2 punkti, siis selles vanuses poistega ei ole kunagi midagi kindlat väljakul. No sa eelmist mängu nägid terves tükis, ma loodan. Jah, et isegi kiirrünnakusse minnes ikkagi poisid on ju, pall on suur ja korv on kõrgel, et ei ole midagi kindlat viimase hetkeni, kuni pall korvis on. Et selles mõttes see tekitab sellise hea hasardi. Et pettumusi on rohkem. Jah, aga need on siuksed head pettumused. Aga selle võrra on ka õnnestumised nagu rohkem näeb. Täpselt nii. Et see on just see vanus täpselt. No, viskab sealt korvi alt mööda Vehmanen. Ja enne kui me siin Paavoga arutasime, jäime natukene isegi minireeglitega hätta, et kas sina neid kõiki täpselt tead või? Täitsa siiras ülestunnistus, ei tea kõiki, et ma olen kuulnud nendest uuendustest küll ja me oleme omavahel treenerite toimkonnast palju rääkinud nendest, aga eks nad minul, kui ma nüüd täpselt nii ei ole igapäevaselt nendega nagu ei tegele noortega, siis on need mul ka lõpuni nagu selgeks tegemata endale. Et seda me Paavoga, vähemalt Paavo abil sain teada, et viisikute kaupa mängitakse. No, seda ma tean. Ja et mõlemal viisikul on ka siis 2 vahetust ette nähtud, et sellepärast siis on kokku 14 meest võistkonnas või poissi. Ja ei tohi katteid panna ja ei tohi ala mängida. Ja nüüd siis tehti vana head auditrikki. Mida vanemad teevad? Tahad sa sellest rääkida? Kelle leivanumber see on, et sa oled ka ise seda kasutanud, ma tean. Eks see on tegelikult ega mitte ainult meil siin Eestis, et eks see on igal pool mujal ka, et püüavad vanemad mängijad ikka ära kasutada selle, kui mõne kavalus nipi mingil hetkel, kui vastane nii-öelda magab. 2 minutiga väga palju skoori ei ole tulnud, Rakvere juhib 1 punktiga 3-2 ja võeti ka mõttepaus, kuivõrd Rakvere poole pealt on vigu päris ohtrasti nüüd tulnud. Rakvere on teinud vigu, jah, 4 viga vist meeskondlikku viga juba, nii et eks selles eas on see, et ega niisugused vead on kiired tulema ja et mis mina vaatan niisugustes mängudes kõige rohkem nagu mida mina tahan näha või mida mulle meeldib vaadata sellistes, just selles vanuseklassis mäng on just see mängurõõm, et millised poisid tulevad ja millise õhinaga nad nagu võib-olla oskused ei ole veel nagu sellele tahtmisele järgi, aga see õhin ja see mängurõõm, et seda on tohutult hea silmaga vaadata, et
praegugi vaatan, poisid võitlevad siin ja pall on maas, hüppavad peale ja see on niisugune mõnus vaatepilt. Helme taas vabaviskejoone peal ja tuleb sealt 1 punkt juurde, nii et järjekordne viik. No täielik vaikus on kohe saalis, põnevad. Nagu päris mäng. Nagu päris mäng, jah. Kodumeeskond viskab peale, vabavisked ja rahvas on vait. Siin vaadates neid viisikuid, siis tundub, et pikkuse ülekaal on küll nüüd ülikooli meeskonnal, aga ei küsi sellest midagi. Kiur Toomas Vehmanen, kes uhab siit 2 punkti ära ja on kõik 5 punkti siis tema kontos siiani. Julgelt üle ja peale ja sisse. Mis sa siin ikka ootad, eks ole? Väga enesekindlalt, jah. Vabandust, Erki Kuhi oli ikka esimeste punktide autorist, nii et natukene eksisin, andsin liiga palju Vehmanenile. Aga taaskord viga. Ja on see siis 5. veaks juba meeskondlikult, nii et võib-olla on taktika selline, et tundub, et pikkuses ei ole Rakvere meestel just midagi hõisata, vähemalt selles viisikus, et on kokku lepitud, et teeme siis vigu ja las mehed olla vabaviskijoone peal või? No eks loomulikult vastaste treener või ütleme, Tartu treener näeb, et teil on pikevad mehed, et võiks sinna palli 3 sekund jalasse minna, aga ma arvan, et taktikalisest küljest ei ole mõtet selles vanuses rääkida eriti, et tean, et siin noorte treenerid ikka keskenduvad rohkem just sellele individuaalsele mängule, 1-1 mängule ja eks ikka, kui sul vastas on ikka nii pikad, et siis sa vähemalt seda ju ikka ütled, et ärge siis ise palli alla toppige, et lähed sinna koppa saama, mis mõte? Pange väljast ja siis kui on all pall, siis tehke viga, et ei lase lihtsalt korvi. Ja, eks see on täitsa loomulik ja loogiline, aga ma lihtsalt ütlen, üldises pildis on selles vanuses ikka kõige tähtsam see tehniline arsenal ja mängimine julgelt 1-1 ja sellele ma tean ka noorte treenerid rõhuvad palju, et ega see taktikaline pool koormata nii noores peas mängijaid taktikalise poolega ei ole kindlasti, ma arvan, nagu mõtetki, et selles vanuses sa ei võta lihtsalt vastugi seda taktikalist poolt, et sa tahad ikka rohkem mängida, andke mulle pall ja ma mängin vastase üle ja viskan korvi. Et need asjad, mis sul meeles vaja pidada, need on korrutustabel ja vene keele sõnad, eks ole, mitte... ja kui needki pähe jäävad. Et mitte siin platsil veel lisa anda. Täpselt nii, No ilus läbimileks siit nüüd. Väga ilus sooritus. Nagu noor Kullamäe, jah? Jah. Ai. Ja ründelauast lihtne pall Marek Antonilt, vabandust, see on hoopis Egert Paap ja ka 2 punkti, nii et punktine vahe. See vahe tablool on mõnevõrra väiksem, kui mängupildiliselt niimoodi ilma peale vaatamata võib-olla tunduks. Hästi, vot see oli ilus. Et sellisest noorte mängudes on just hästi kihta vaadata seda asja, kui need mängud jäävad lõpu peale. Mulle meeldib alati, kui just siuke praegu on ka siuke punkt mängid, tahaks loota, et see jääb lõpuni. Siis tekib siuke hästi suur asart lastevanematel ja lastel ja see on siuke hästi hea ja siuke nagu kuidagi kodune emotsioon. No ilmselt see sama juttu ei räägiks, kui sa ise oleks emma-kumma meeskonna treener, et siis nagu lõpu peale ei tahaks midagi jätta. Noh, jah, eks võib treenerina sa räägid tihti peale ja võtad asju teistmoodi, aga ma võtan praegu just siuke lapsevanema või pealtvaataja seisukohast, et see on nagu see, mida tahad nagu näha. Eks ta nii ole vist tegelikult iga mänguga pealtvaatajana, et kes neid ühekülgseid saunasid ikka näha tahab. Ja siis Rakvere juhtima pääsenud, 12-8 siin mitme kiire rünnakuga, järjekordne pallikaotus ühelt poolt ja kingitus kohe vastu ka. Et siin oli see, mis sa rääkisid, kõik mehed olid juba rünnakus. No see oli nüüd klassikaline söötlõige. Ja klassikaline korvi alt mööda. Klassikaline mööda, mis tegelikult võiks olla 2 punkti, et kui sa mõtled meeste mängus, et see on nüüd ilusti tehtud ja kindel 2 punkti, siis noorte mängudes kindlasti sa ei saa lõpuni, nagu enne ütlesin, ei saa lõpuni kindel olla isegi seal treenerina, et enne kui see pall ei ole sealt korvis sisse läinud. Aga mis seal on? See on siis ikkagi see, et võib-olla sa oled nii kindel selles asjas või vastupidi mõtled üle, et nüüd ma pean kindlasti siit sisse panema ja tekib see pinge või? No Tant seda teab, ega selles mõttes isegi olen... Opsti, aga palun! Vot see oli hea käega poiss, et jätame selle nime meelde. Vehmanen, Kiur Toomas Vehmanen. See oli vist juba nüüd 2. või 3. Teine 3. Ja siin Helme paneb teiselt poolt. Et Tant seda mäletab jah, mis sa selles vanuses nagu kuidas, mis sul seal peas toimub, kui sa mängid, et ega noorte poiste puhul ongi ikkagi see emotsioon ja eks kui on ikka tähtsad mängud ja
lapsevanemad on saalis ja ma mäletan omast käest, et minul, ma mäletan selles vanuses, ma mäletan kõik, no ma ei saa öelda kõik, aga hästi palju mängud ebaõnnestusid siis, kui mul isa käis mänge vaatamas, et tõmbas kohe vist krambi sisse ja aga kui ema käis vaatamas, siis nagu jube hästi läks alati, ma ei tea miks, aga isa käis vaatamas, siis nagu aga see on tüüpiline, et need isad on ka kõige suuremad selles mõttes treenerid või nemad teavad ikka paremini veel kui treener sealt serva pealt kaugutada. Eks ta nii ole ja, et noh, mina mäletan, mul oli ka samamoodi, et ikka pärast sõitsin isa viis autoga koju pärast või mida läksin, siis isa ikka tuletas mulle neid asju meelde, mis ma ikka valesti tegin ja tema arust nagu ja siis see tõmbas võib-olla veel eriti krampi, et selles mõttes ma nagu ise praegu lapsevanemana, kui mul laps mängib, siis ma püüan suudad moka maas hoida või? No tegelikult hästi raskelt suudad, selles mõttes, et ise oled ka treener ja teed seda treeneritööd ja ikka jäävad mingid asjad seal silma, aga ma püüan jah, mitte nagu seda, et ma tean omast käest lihtsalt, et mul ei mõjunud see hästi võib-olla mingil hetkel, kuigi isa tahtis ju... Sa tahad ju head selle. Sa tahad ju tegelikult head, eks see on täitsa loomulik. Aga keerad võib-olla vindi üle. Et tihtipeale ma vaatan ka, et noorte mängudel on, et lapsevanemad käivad vaatamas ja siis tribüünilt kisavad või õpetavad oma lapsi nagu üle treeneri. Ja üle treeneri veel, et mis ühest küljest on nagu kahe teraga mõõk, et ühest küljest on ju jällegi lapsevanemana, sa tahad lapsele head, sa püüad teda innustada niimoodi, aga ma alati olen mõelnud, et ega sellest tegelikult kasu ei ole ja selles mõttes, et lapsele kindlasti, et laps läheb pigem veel rohkem segadusse, et ega sellel ei ole. Et ma püüan ka nagu jällegi, et noh, kogu aeg surud ennast tagasi, tahad ka hüüda midagi, aga tegelikult ei ole vaja seda, laps ei vaja seda tegelikult. Jah, ühelt poolt on jällegi hea, kui vanemad on kaasas ja nad ei ole lihtsalt sellepärast kaasas, et vahepeal ei viitsi koju sõita ja loevad raamatut, vaid nad ka selles mõttes ikkagi hakkavad seda spordialaga seetõttu armastama või kaasa elama, et oma laps mängib, võib-olla ise ei olnud üldse sellega seotud. Ja ühelt poolt see näitab sellist nagu hingestatust, kui ta seda teeb. Ja ega treeneril ka lihtne ei ole öelda siis vanematele, kuulge, et ärge nüüd kisage, et sa tõmbad nagu nende emotsiooni sellega maha või sellist nagu pühendumust, et järgmine kord ta ei viitsigi kaasa sõita või... See lapsevanemate taust on tegelikult väga tähtis, et ma vaatan siin ka on hästi palju lapsevanemaid ja eelmine mäng oli siin just Erkma kool mängis ja vaatasin, hästi paljud lapsevanemad olid ja elasid kaasa, et tegelikult see on hästi positiivne, et lapsevanemad tulevad ise oma nii-öelda võsukestele kaasa elama ja see tekitab klubi sees ka hea tunde poiste ja lapsevanemate siuke koos miks, et see on hästi tore tegelikult. Sinu sõnade kinnituseks pandakse jälle korvi alt üks mööda. Ei, see on klassika, aga ega siin ei ole midagi. Siin ei ole isegi kurjustada poistega ei saa, et see on siuke... Nad on ikkagi lapsed ja nendel on ikkagi see mängurõõm on ikka kõige tähtsam. No siin nostalgiahõngus me oleme jätnud skoori vahepeal pikka aega ütlemata, 17-10 see siis on. Ja väga järsku sai Rakvere juhtima siin mõne rünnakuga ja põhimõtteliselt kui nii vaadata, siis ega meeskonda rohkem ei olegi vaja Rakverel kui Vehmaneni ja Kuhit, et nemad kahekesi on visanud kõik punktid, 1-8, teine 9. No siin kiirrünnakutes said Rakvere ja läheb uuesti Vehmanen sinna korvi alla ja... See on tragi poiss, et viskab julgelt tagant ja murrab läbi ja siuke individuaalne meisterlikkus on ka päris hea poisil. Panid juba silma peale, jah. Rakverest on ennegi Tartusse häid mängijaid tulnud. Täpselt nii, et eks ju jääb ju silma. Eks noorte mängudes on täpselt, ega tihti selles vanuses ongi veel see, et paljud mängu tulemusel olenevad ühest-kahest mängijast, et kui mõni mängija on nagu rohkem trennis käinud või rohkem talendikas, siis temale paratamatult jätkub seda palli rohkem ja ta teeb rohkem. Kuigi see viisikute mõte just selles on, et 10 mees saavad võrdselt mänguaega, et sa ei mängi 6 mehega. Aga tihtipeale ongi võistlustel nii, et eriti selles vanuseklassis, kus nagu mõlemas viisikus on siis nagu 1 või 2 siukest head mängijat. Aga siis oleks ju tahaks tegelikult need kaks mõlemat sinna ühte viisikusse kokku panna. Jah, aga kui sul on grupi peale 2 head mängijat, sa pead ära jagama, et ei teki neid mõõnasid. Täpselt nii, et muidu üks viisik võidab suurelt, aga teine viisik tuleb ja jääb jänni omadega. Nii et eks siin on treenerid on selles mõttes nagu mõtlemisainet kogu aeg, et kuidas nagu, need viisikud võrdseks enam-vähem teha. See on nagu Eestis meeste suusateade, et kui sul on 2 kõva ja 2 siukest mitte nii kõva, et kuidas need siis jagada, et kas lasta algul vahe sisse, siis panna Veerpalu järgi rühkima või lasta Veerpalule ette teha ja siis panna noored. Jah, täpselt nii on, jah. 19-13, 6 punkti vahet ja on vabaviskejoonel Kerki Kuhi. Ei oska küll öelda, ühte Kuhit ma tean küll korvpallist varasemalt, see on Keijo Kuhi, aga kas on sugulastega tegemist? No, ei tea seda nii tausta, jah. Ei ole need Virumaa mehed nii tuttavad? Ei ole, jah. (20-13) Rakvere ees, jah. Nii ta on. 7-punktiline vahe, 2 minutit on mängida seda avaveerandaega ja ühtegi vahetust paistab, et selles koosseisus tehtud ei ole.
kui arvastatakse meeste korvpallis rääkida, et tänapäeva korvpallis ei ole see 15 punkti, 20 punkti mitte mingisugune edu, et see võib sulada nagu kevadine lumi, siis noorte korvpallis on see täpselt samamoodi, et see mingisugune 10 punkti vahet või 15, see ei loe absoluutselt mitte midagi. Mõne rünnaku küsimus. See on täpselt nii, et... Siiski pean ennast parandama, Alex Tabo ja Mattias Kaspekov mõlemad on mänguaegu saanud lisaks siis Kaasikule, Timmile, Paabile ja Eelmäele, kes on siis põhinelik, võib öelda. Seda siis Tartu Ülikooli Salva meeskonnas, või peab Salva nime ettepoole ütlema. See oli ilusti mängitud rünnak praegu, et see oli vist mingi kokku lepitud asi, mulle tundub. No siin nagu väga suure kombinatsioone ikkagi teha ei saa. No praegu tehti tegelikult minu arvamus klassikaline niisugune käest kätte, kuna ei tohi nagu kattest ei tohi mängida, siis aga nii-öelda käest kätte võib mängida. Varatamatult tekib siin natuke katte olukord. No tekib küll, eks ju, aga noh, see on tõlgendamise küsimus ja et see oli väga hästi Tartu poolt mängida. Kiirrünnaku võimalus tuleb sealt sööt või? Ja tuleb sööta ka otse Eelmäele kätte. No seal on küll pikkuste vahe nendel kahel poisil niisugune peajagu. Ja sööt alla. Koos Vehaga korvi ei tule, aga viskjale Georg Kaasik pääseb ja saab siis nüüd vabaviskjalt näidata, mida ta oskab. No, kui sa siin enne mainisid, et see rõõm, et võib-olla see 10-aastane paus, mis Tartu korvpallis meestega on olnud, et võib-olla see 80-ndate keskelt tulid viimased poisid ja enne ei tulegi võib-olla neid, keda võib-olla sul oleks sinna pingi otsale vaja, kui 90-ndate sünniaasta, et siis nüüd, kui siin järgmistes vanustes nagu noori järjest tuleb, aga pull on ka see, et selle 4 mängu jooksul need 4 treenerit ei ole ka nüüd teab, mis habemega mehed kõik. Jaa, aga see minule teebki rõõmu, et just sellised noored asjalikud treenerid, kes on tõesti võtavad seda asja nagu tõsiselt ja jäin rünnakut vaatama nagu, jah, et see teebki just rõõmu, ja just see, et need noored treenerid asja tõsiselt võtavad, et mitte niisama ei käi, viska pallid saali ja vaid noh, tõesti tõsine andmine käib treeningutel ja seda on nagu hea vaadata. Oi, kui kõrge kaarega see pall teele saadeti. Ja mängus viik. Aga jah, nagu sa ütlesid, alles siin oli. Alles oli 10 punkti vahe või 8 punkti vahe ja nüüd on paar rünnakut ja jälle viik. Täpselt nii nagu peab. Ja juba valmistuvad teise viisiku mehed sooja tegema. Vaatan nagu võrk... Ja läheb, see mees on püstsed. Või see poiss. See oli nüüd 3-3 vist poisil. Vähemasti. Jah, 4-3 on tabanud. Viimane rünnak ja ei lähe. Lootust oli, aga Rakvere ikkagi 3 punktiga selle esimese veerandaja ära võtab ja nagu tavaks saanud, siiski on ka 3. mees käe valgeks saanud, on siis Remi Ott visanud 2 punkti, 13 punkti Vehmanen ja 10 punkti Kuhini, et 2 mehe mäng, no tahaks näha, kes need 2 kuningat seal järgmises viisikust siis tulevad, et mis sealt toimub ja Hendrik Eelmäe number 5 siis Salva Tartu Ülikooli poole pealt 11 punkti visanud ja ka 3 lauapalli võtnud teistelt toeks, kes meil siin on. Egert Paap, jah, ka hea pikk poiss, 5 punkti temalt. Vaatasin praegu niisuguse puht professionaalne pilke peale niuke, et vaatasin just, et mulle hästi sümpaatsed on mõlema võistkonna treenerid, et hästi niisugused positiivsed ja hästi toetavad poisse, et minu arust see on ka hästi tähtis, et just selle seas ma vaatan mitte tihti, aga palju on niisugust kuidagi nagu noorte treenerid on nagu mingil hetkel või noh, mitte kõik, aga on niisugused hästi kurjad. On ajaloost neid olnud küll. Hästi kurjad ja niisugused vihased kogu aeg. Sapised elus kibestunud mehed. Ja siis vaatad, et poisid on ka jooksevad nagu muumiad seal kivistunud nägudega. Kardavad eksida. Et see praegu selles vanuses on, ma ütlen veel kord, et see on niisugune puhas mängurõõm ja kui treenerid on niisugused positiivsed ja toetavad poisse ja seda on hea vaadata ja just praegu finaalis vaatan mõlemad treenerid, et kui kihtid nad poistega nagu suhtlevad ja siuke, see on selles vanuses nii tähtis minu arust. Ja tundus mulle ka see pronksimäng selline, kus meeskonnatreenerid olid tõsiselt toetavad, mitte ainult ülemused, vaid ka sõbrad. Täpselt, et see on, ma ütlen, et siin ei ole, et selles vanuses on sul, poiss tahab mängida, tema jaoks on see eelkõige mäng, see ei ole mingi töö tema jaoks, ta tahab mängida, rõõmuga mängida. Ja kohe alustuseks esimesest rünnakust 7 sekundiga vormistati korv ära. Jah, ilusti paremale poole läbi ja 2 punkti ja vabavisi otsa veel, jah. Et kas see on siis selle teise viisiku staar?
ei tea, noh sealt staari võiks loota ka sellest number 21-st, paistab, et poiss vähemalt soojendusel ma nägin, paneb täiesti vabalt siia minikorvpalli palli pealt sisse. See on jah huvitav, et mõned poisid, pikemad poisid või kes minikorvi juba pealt panevad, et ma arvan, see on nendele veel niisugune eriline, kujutan ette, eriline moment poisi enda jaoks. Nojah, selles mõttes, et kui meeste korvpallis peaaegu iga tagameeski paneb pealt, et sul nagu meeskonnas võib-olla Timmu on ainus, kes seda ei tee, et siis nagu see pealtpanek ei ole nii kõva valuuta kui selles mängus, et need 2 punkti on küll rohkem kui 2 punkti, mis edasi sulle pannakse. Eks see pealtpanemine on ju ikkagi selles noorte poiste seas ikkagi niisugune ju nagu ekstra asi. No mis see muu saab olla, kui muidugi, keskjoone vise või pealtpanek. Kaugvise või pealtpanek, eks ole. Ja no ta on see 7 jälle korvi all, aga seekord viskab mööda, nii et Erik Kaasik on selle poisi nimi. Jälle palliga. Tundub küll, et temal on õigus teha seal platsil küll kõike ja nüüd see pikk poiss võtab laua. Anti Sepp 1 B-ga on selle poisi nimi. Ja jälle läheb. Väga hästi mängitud. Vot selles vanuses on ka hästi tähtis, et kuidas sul see pall nii-öelda põrgatusel käes püsib, et temaga on kohe näha, et on niisugune tehniliselt on natuke parem kui teised ja tänu sellele on tal kohe ilmselge eelis, et oskab 1-1 ilusti mängida ja julgeb põrgatada ja julgeb ka visata, nagu praegu. Tubli, väga tubli. Järjekordne vahetlõige ja kiirnet võimalus. No hoiad nüüd hinge kinni. Nüüd kas läheb sisse või ei lähe? Ja läks sisse. Aga mitte niisama, vaid ikka ütleme, et kõigi vanemate jaoks jäi niisugune üks löök vahele ka. Ja treeneril on natukene närvikõdi ka ikka. Kevin Põld poetab selle palli korvi ja 32-25, taas on vahe niisugune 7-punktiline, et nagu on. Vabaviskeid on tihti lugu, niisuguses vanuseklassis on hästi palju tuleb vabaviskeid, sest kaitses selles vanuses sa veel ei oska nagu oma keha hoida seal või sa ei tea, millal seda viga tehakse. Et need vead tulevad iseenesest. Iseenesest, täpselt. Et sa isegi ei taha teha, aga sa ei saa jalust ära. Täpselt nii, sul see käsi jääb kuhugi ja selle teise käe taha nii-öelda. Vabavisked jah, esimesel veerandajal Tartu Ülikool sai 14 vabavisket, 10 neist tabas. Et 71% vabaviskejoonelt ei ole poiste kohta midagi halba. Väga hea protsent. Vaata, mis nüüd tehti. Mees veel kukkumise pealt pani palli korvi, aga kas loeb ära või ei loe ja tuleb treenerile hoiatus. Rakvere treener nüüd just on eelkõige kohtuniku peale pahane, mitte mängijate peale pahane. Absoluutselt, kohtunik vist jättis selle korvi lugemata. Jättis korvi lugemata, et... Sa nägid situatsiooni paremini? Kas me kordus ei näe? Me näeme küll, aga mitte täna. Mängu pärast järgi vaadata. Aga korvi jäeti lugemata ja see siis isand Putkole pähe ei mahtunud, on siis treenerid Madis Putko ja Tõnis Putko Rakvere pingi peal ja Salva Tartu Ülikooli juhendab Raido Rebane. Jah, ega siin ei ole treeneritel, ei ole mõtet kohtunike peale küll aega raisata, et sellistes mängudes, nii nagu on noored korvpallurid, on need kohtunikud, eelkõige noored kohtunikud, kes teevad omale esimesi samme nii-öelda kohtuniku olemiseks, et siin ei tasu küll kunagi, ma arvan, kurjustada nende noorte kohtunike peale, et nad püüavad ka ja need on esimesed sammud. No nüüd oli väga lähedal seegi korv, aga ei tabanud. No eks vaata kohtunikega tuleb samamoodi arvestada, et nemad panevad ka ülekantud tähenduses nüüd korvi alt vabalt positsioonilt mööda. Jah, ja ega võib-olla tegelikult kohtunikest siin rääkides ka nende mängude puhul, ega siin kohtunikul on selles mõttes raske, et ega ta ei saa ka kogu aeg vilistada, võib-olla ta peab õigeid asju nii-öelda tunnetama seda piiri, et kas on mõtet mingisugusele asjale. Võib-olla iga jooks siin ei lähe jooksuks kerja. Täpselt nii, pigistad selle silma kinni ja samas noorte treener peaks sellest ka aru saama, et see on võib-olla tõesti, see ei ole nüüd nii tähtis vile, eks ole, et see on peen teema ja eks see nüüd olenebki sellest, kuidas siin treenerid seda asja, noored treenerid võtavad, mis vaatevinklist ja samamoodi ka kohtunikud. See küsimus muidugi tekib, et vaata, et kui igal poisil, nüüd kiirrünnaku võimalus, näeme pealtpanekut. Olukord, mida on siitki valus vaadata, ma ei taha mõelda, mis seal all on. Aga vist on pehmed kondid noorel inimesel. Aga hästi lõpetatud rünnak. Ja läks pealt panema. Poist läks seda pealt panema ja samas kaitsemängija mõtles, et ei lase seda lihtsalt pealt panema, läks kulpima, aga õnnetu kukkuna, aga vist tundus, et lõppes hästi poisi jaoks. No nii, Anti Sepp viskab selle korvi ikkagi ära ja on ka teine punkt võimalus tuua. Ilma põrgatuseta ja ilma mingi mureta, vaata kui kiiresti väga enesekindlalt, jah, 2 tükki sisse.
35-27, 8-punktiline vahe. selles vanuses on need kondid veel nii pehmed, et kui samasugune olukord oleks praegu meeste mängus olnud ja keegi oleks nii kukkunud, siis ma arvan, oleks võinud kriipsu peale võib-olla tõmmata mõneks nädalaks mängima. No eks seal sõltub ka, kes kukub, eks ole, et mõni mees on... Kindlasti. Et ärme nimesid hakka nimetama. Ärme isiklikuks mine. aga küll sul need teemad tuttavad. Aga nüüd oli jälle 2+1, nii et korv ja vaba vise otsa, et vaatame, kui läheb sisse, siis on... Ja kohe on sellest 8 vahest 5 jälle. 5 vahet, et ma usun küll, et siin võiks minna selle lõpu peale see mäng. Natuke jooksumoodi oli ka see olukord, aga sööt läks läbi ja kaitsemängijast out'i. Ja võimsalt kõlab Putko hääl siin üle saali. Selja tagant. Väga ilus sooritus, just individuaalselt, et pall käis selja tagant läbi ja just, et tuul poiss, et nagu ma ütlesin ennem, et see individuaalne põrgatamisoskus ja see on selles vanuses väike rütmimuutus juurde. Rütmimuutus ja sellele on kindlasti on noorte treeneritel, kindlasti nad pööravad tähelepanu sellele. Jäta Erik Kaasiku nimi ka meelde siis. Selles vanuseklassis ongi minu arust kõige tähtsam just individuaalne meisterlikkuse õpetamine, just korvpalli ABC, põrgatamine, söötmine, kõik see põrgatustehnika, kõik need asjad, et kui sa selle saad selles vanuseklassis kätte, siis on sul tükimaad lihtsam mängida juba B-klassis, A-klassis ja rääkimata meeste seas, et see on see iga, kus just sellised individuaalsed oskustele tuleb nagu hästi palju tähelepanu pöörata. Vist mitte ainult lihtsam, vaid lausa sedapidi, et kui sa siin neid ei saa, ehk siis nii-öelda need ise õppinud korvpallurid, siis põhimõtteliselt sa elu lõpuni lonkad selles valdkonnas. Ma hiljaaegu tegin pikka intervjuud 3 sinu meeskonna liikmega ja kõik nad ütlesid, et jama on see, kui 20 aastat või 25 aastaselt tuled selleni, et hakkad individuaalselt trenni tegema, aga me ei saanudki teistmoodi, me õppisime enam-vähem ise. Täpselt nii, aga see ongi just see 12, 13, 14, 15, et see iga, kus on sul on see just see individuaalne see meisterlikkus ja see, mis sul siis sellest ajast külge jääb, see sisuliselt sul on, pärast sa ainult kinnitad seda kõik, aga see ABC ikkagi õpitakse selles eas ära. Paistab, et nendes minides, kõigis nendes 4 meeskonnas, mida me siin täna näinud oleme, on selle ABC-ga kõvasti vaeva nähtida. On. Ma just siin ennem ka rääkisin siin treeneritega ja üldse olen noorte treeneritega, kui ma olen rääkinud, siis viimastel aastatel just on minu arust see osa nagu hästi noorte korvpallurite puhul hästi paremaks kõvasti läinud, et siin kui käivad noorte võistkonnad käivad Lätis või Leedus võistlustel, siis Leedu ja Läti treenerid ka kiidavad ja seda on kõrvalt näha, et me ei jää mitte mingis nagu individuaalses meisterlikkuses ei jää üldse, individuaalses tehnikas ei jää nendele suugi alla, pigem vaata, et oleme veel paremad, nii et see on nagu, see teeb minu arust siirast rõõmu just, et see tähendab seda, et noorte treenerid peavad seda tähtsaks, seda individuaalselt, seda just selles vanuses. Aga praegu on 2-3 punkti viset järjest olnud, jah? Erik Kaasik jälle. See mees siis mängib, nagu sa ütlesid, selle viisiku staar tundub küll tema olema ja ei jäänud palju puudud, siit oleks kohe 3-3 need hakka järgi tulnud. 9-4 on Rakvere tabanud 3-seid ja 3-2 Tartu Ülikool, 66% ja 44%, et äkki pead omad poisid kutsuma nendega trenni või? Väga hästi, jah. Aga nüüd ongi läinud kolmeste viskamiseks. Aga see mõnes mõttes on selline hakka fenomen, et kui vastane teeb sulle mingi asja, siis sa kuidagi instinktiivselt see asi on eelmisest rünnakus meeles ja üritad samaga vastata, et kui enne tuli pall alla, siis läheb samamoodi ja 3-sega, et nemad panid 3, no mis ma siis ootan? Jah, et võib-olla selles vanuses veel see ka, et kui sa lased endale ära panna 3 näiteks mängid kaitses, siis lähed rünnakule, tahad hirmsalt tagasi kohe panna talle, eks ole, et see võib kindlasti nii olla, et miks mitte, et poisid selles vanuses kindlasti võivad nii mõelda. Et see mõte on ka lühiajalisem või selles mõttes, et see eelmine olukord lihtsalt peegeldab kuklas ja paned kohe samasuguse sappa. Ja vaadata poisid, mismoodi poisid viskavad vabaviskeid, et oma harjunud viskama, nad viskavad, eks ole, madalamatesse korvidesse ja lähemalt, aga vise on õige. Aga vise on õige ja ilusti, jah, et käisin, kui mõne mängija puhul võib siin tehnikaga norida, et ega kõik poisid ei olegi nii mega andekad ja mõnel tuleb see hiljem, mõnel tuleb varem see viskeliigutus, aga just see, kuidas nad sisse viskavad, et seda on küll hea vaadata. Siin nüüd sööt läks natuke liiga kõrge kaarega, hea kiirrünnaku võimalus jäeti lahendamata. Sest oli küll see sama pikk number 21 jälle korvi all, et küll loodaks
mitte ainult tema, ilmselt meiegi seda pealtpanekut ikkagi mängus ka näha. Hirmsasti tahaks näha, ma arvan, et see tekitaks saalis siin palju elevust, et ega neid tihti niisuguseid momente ei ole, aga selles mängus võiks tulla küll, eriti kui finaalmängus, eks. Just, eriti kui 12-aastane poiss ikkagi mängus pealt paneb. No ma arvan, sõprade seas oled ikka tehtud vend pärast. No sõbrannade ka vast. Seda videot annab nüüd share'ida igal pool. Täpselt nii. No pikalt on see 5-punktiline vahe seisnud ja ei ole ka väga palju punkte juurde tulnud sellel veerandajal, et 40-35 on see hetkeseis meil, kui vaadata Rakvere poole pealt. Aga kohe on see muutumas ilmselt, sest järjekords vabavisked. Ja jälle sisse kindlalt. Ei lase ülikooli meeskond protsenti alla, et 21-15 senimaani. AS 2. Ja nüüd siis 23-17. 40-37 Rakvere siis endiselt juhib. Et sellest 37 punktist on 17 olnud vabavisetest, Kertu. Jah. Et 10 punkti mängust ja 17 vabavisetest, et sinu ette kuulutatud asi, et siin on palju osakaalu, siis see on täitsa õige. Ja mäng peaaegu tasajale, 40-39, ilus läbimure siit Tartu poole pealt ja +1 Rakvere. No nii, tuli küll sööt heasse kohta, aga ei ulatanud sööduni. Otsitakse 300 taha ja sealt tuleb vise. Seekord Erik Kaasik ei taba. Päris hea kaitsemäng ka seal, ei lasta lihtsalt seda palli üle tuua, et sa pead vaeva nägema. Kulutame energiat selleks, et üle saada. No natuke läksid. Oi, kui ilusti ründe lauda järgi. Ai. Hüppe pall ja see läheb Rakverele, jah. Richard Arak oli see mees, kes lauapalli sealt ära tõi ründest, aga punkte juurde ei saadud, nii et kui me ennem rääkisime siin selles vanuses individuaalsest rünnaku osavusest, see on tähtis, siis ega tavamoodi on ka kaitsemängus, et miks ei ole seda reeglit tehtud siin või miks me tahame, et ei tohi siin pick and rolli mängida nii-öelda kattesse just see, et rohkem rõhuda, et kui ründaja mängib 1-1 rünnakul vastasega, siis samamoodi kaitse peab 1-1 vastupidi oma mehele 1-1 puhas kaitsemäng, et tal maast madalaks oleks no, 1-1 kaitse nagu algtõed selged, et praegu eelmine rünnak me ka nägime, et ilusti mängi hoidis ründemängijat enda ees ja läbi ei lastud ja aktiivselt, et Kevin Põld poetas sealt veel ühe kolmese kaukasse, nii et on see nende Rakvere relv nagu suurel meeskonnalgi, et kui nad ikka väljast paugutavad, siis on... Jah, et vaatame. Kaua see sõber ikka nende lätlastega mängib, siit tuleb oma poissi samasuguseid peale. Treener ka sealt samast ju ja koos nad on ka suure meeskonna pingi peal, nii et ehk midagi jääb ka noorele treenerile sellest kõrvu. Et kaitses kõva, jah? Jah, eks siin praegu vaatadagi, et korvid tulevad vabavisetest ja 3 punkti visetest. No mõlemad kasutavad selgelt oma trumpe ära. Täpselt nii. Et see viisik ei ole küll Tartul ilmselt nii pikk, eriti veel arvestades, et seal vastastel on üks pikk pulk vastu ka panna selles mängus, aga eelmine viisik oli küll selline, kus ikka väga selgelt mängiti alla nende 2 pika peale ja sealt ka need punktid tulid. Kui mitte kohe, siis vabaviskest. Jälle kõva võitlus oli, pall oli maas ja mõlemad poisid olid kohe hammastega küljes seal, et see on niisugused... Tahtmise puuduses on neid raske süüdistada. Kindlasti, selles vanuses ega ei olegi tahtmise taha ja nendel poistel küll mitte midagi, et siin on tahtmist on lihtsalt rohkem veel kui... Richard Arak näitab, et kui üks pool haak ei lähe, siis tuleb ründelava pall võtta ja uuesti panna. Rakvere on nagu natukene kogu aeg ees, Tartu tuleb jälle järgi, et aga nüüd päris ette pole veel saanud, et vaatame, kuidas see poole lõpp lõpeb, et lihtsalt saab küll viskele Rakvere ja nüüd tuleb hea sööt korvi alla, aga viga tuleb sealt. Viga tuleb ja vabavisked ilmselt otsa. Number 7 näitas praegu, et on nutikas mängumees, et murdis ilusti läbi, oleks võinud ise ka viskele minna, aga nägi veel silmanurgast, et pikk mees sõber kõrval vaba andis hea söödu, et siukseid asju on selles vanuses väga hea vaadata, et tavaliselt see silm jääb peale ikka nendel mängijatel, kes võtavad palli ja viskavad sisse ja murravad läbi 1-1, aga just kui sul on veel see eraldi oskus, et sa proovid mängida 1-1, mängid läbi ja siis sa silmanurgast näed veel kaaslast, et see on siuke tõesti hea vaadata just selles vanuses poistel, kes seda elementi valdavad, need jäävad kohe eriliselt silma. Asi, mida on raske õpetada, et kõrgatuse ja viske õpetad veel selgeks, aga nägema ja söötma. See tuleb kõik aastatega ja mõnel varem, mõnel hiljem, mõnel ei tule üldse.
aga mis me näeme, mäng on viigis. ei saa vist viik tablool kaua olla, arvas Erik Kaasik, aga pani seekord viske mööda, nii et mees teeb palju, aga eksib palju. jaa, no tegijal juhtub. ikka, aga 2 vaba viset. vead täis ja 2 vaba viset, jah. ja nüüd on vabaviskeid ka Rakvere järjest tulnud, et kui siin hetk tagasi oli nad vaid 9 vabaviset saanud 25 Tartu Ülikooli vabaviske vastu, siis nüüd kohe eelmises olukorras oli vabaviskeid ja nüüd veel juurde, nii et tuleb ka sinnapoole. Neid lauavõitlus samamoodi 19-14 natukene Tartu Ülikooli poole kaldu. Kui vaadata siin seisu, siis kas me näeme seda, et 100 punkti mäng tuleb, et see on selles vanuses ka väga tähtis, et kindlasti kas 100 tuleb täis või ei tule, see poistel erilist õhinat tekitab, et 100 saaks lõpus karjuda, et vaatame, praegu oleme peaaegu graafikus. Nojah, võib-olla kui natuke oleks vaja teisel poolel siis auru juurde panna. Nende pallikaotuste pealt vist 100 ei tule. Aga kui Rakvere niimoodi 3 ei tuhab, siis ei ole seal midagi keerukat. Mine sa tea, jah. No nii, Rakverel võimalus mäng lõpetada enam-vähem. Ei, siiski 10 sekundit jääb ka Ülikoolile rünnata. No pikk mees paneb 3. Pikk mees proovib 3. Ise laua. No vaatame, kas nüüd on poistel nii palju nutti rünnak lõpuni mängida. Vaatame, mida treener ütleb. Treener istub rahulikult pingi peal, ma vaatan. Vaatame, ja mängivad vist lõpuni. Et üks rünnak, et vastasel enam ei jääks rünnaku aega, et 8-7 sekundit mängida. Ei tulda peale, ilmselt oleks hea 3 panna sealt. Ja nüüd ootas seni, kui peale tullakse. Paneb ja ai. Lahendus ei olnud nüüd kõige arukam, aga vähemalt saadi viskele, nii et vaid punktine vahe, põnev mäng. Väga põnev, 45-44 siis Rakvere juhib. Väga põnev mäng. Ja seni siis üle platsi mees Kiur Toomas Vehmanen, sinu lemmik, 13 punkti, 4-3 kolmesed, 5-2 kahesed. 2 vahelt lõiget juurde. Ja Rakvere poole pealt siis Erki Kuhilt 10 punkti ja Erik Kaasik, selle viisiku staar, siis 10 punkti, et teda Kervin Põld kõrvalt toetanud 5 punktiga ja ülikooli meeskonnast avaveerandil mänginud Hendrik Eelmäelt 11 punkti ja Gregori Vilman number 12 on 8 punktiga toetanud teisest viisikust ja 6 punkti veel Hannes Saarelt. Siin vaheaega pikaks ei aeta, et läheb kohe. No ei olegi midagi ajadest, mehed on ju tegelikult 10 minutit poisid istunud. Nii, ja ega poisid on rahutud, hinges rahutud ju, et tahavad kohe mängida, mis sa siin ikka. Andke see pall ja läheb edasi. Teine mäng kohe otsa, kui vaja. Vahepeal siin tehniline protokoll. Võtad selle sulle, et mul siin käen ka kõrvalt, et siis sul hea vaadata. Vaatan, et pallikaotuste arv, et Rakvere on teinud 4 pallikaotust ainult, mis on väga hea näitaja, ma arvan, selles vanuses, et vastastel Tartul on 11 pallikaotust. Paistab jah, et siuke tagamängijate osakaal on seal suur ja tehniline oskus, ilmselt on neil lihvitud sutsu kõrgemaks, et ei olegi ka muud varianti, kui sul kappe seal korvi all ei ole, kui selles suuruses üldse siukest mõistet tohib kasutada. Praegu on hästi näha, et Tartu poistel on siin paar poissi ikka või kui siin 3 poissi peajagu, 2 poissi kindlasti, eks ole, peaaegu pikemat Eestis siin. Ja see maksab ka ilusti kätte või tasub ennast ära. Ilus kult praegu kohe. No nii, vaatame, kas Tartu saab ette üle pika aja. 2 punkti vise möödas. Ründelaud, ai. Ja veel kord saadakse laud, ei siiski mitte. Puterdamist seal on, ja Rakverel võimalus kiirrünnakusse tulla. Tuleb sööt siia äärele, tuleb ja 3 ka või? Ei tule. Number 4 vist ei ole see mees, kes on viskama lubatud, Lugenberg. Ja korvi alt, ilus. Erki Kuhi nagu platsile saab, nii tuleb ja teeb kohe. Üks läbimurre ja lauapõrkega ilusti sisse. Keerulist midagi, 12 punkti mehel kontos olemas. Kullakene, Madis Putko võtab sealt sõna päris kõvasti. No, Rakvere treener on emotsionaalsemaks läinud, loodan, et Tartu treener on veel rahulik. Läheb ka Rebane seal oma poiste juurde midagi seletama. Muidugi selles mõttes on treeneril jälle võib-olla natukene raske, et vaata, kui mees teeb situatsioonis mingi vale asja, eks ole, siis on lihtne, kui ta pingi peale tuleb ja selle sama asja talle kohe ära seletada, nii-öelda värskelt meeles. Nüüd siis saad ainult teiste näite peale lõpetada. Sööt lõige ja viga, jah. Tuleb vabaviskejoonel Georg Kaasikul minna.
25 vabaviset, 18 punkti 44-st tuleb vabavisetest Salva Tartu Ülikoolil. On küll tähtis element, tõesti. Tähtis element jah, ja tuleb jälle punkti juurde. Ja nad siis oma protsenti hoidnud seal joone peal 72 juures, mis nüüd läheb veel 74-ni, nii et 2 järjekordselt, et väga tubli. Peab Rakvere tempod natuke maha. Ja Rakvere treener ütleb poistele just, et jah, et ei jää seisma, et poisid liiguksid, et no, punktine vahe, et Rakvere mängis oma edu ikkagi maha. Õigemini siis Tartu Ülikool tuli järgi ja veaga koos siit. Väike mees tegi suurele mehele ära nii-öelda praegu. Et no see on see sinu Vehmanen, ega tema ei jäta. Ja Tartu treener just ütles, et pikale mehele, et püüa taganeda väikse vastu, et ilusti, et niikuinii on raske tal visata üle pika käe, aga jäi hiljaks natukene. Ja. No eile A-klassis nägime just siis vastasmeeskonna number 4, kes viimases poolfinaalis, nime ma ta praegu ei suuda meenutada, kes näitas, kuidas pikkadest kogu aeg mööda mindi. Igor Arandaš oli ta vist nimi. Soku korvpallikooli poiss. Just, ja oli küll mehel särtsu sees. Ja jälle samamoodi võttis, et see on juba nagu meeste korvpalli võib näitada, kuidas väike mees võtab pika mehe ette ja teeb 1-1 ja lollitab nii-öelda lõpus ära, et pikk mees on aeglasem jalgade töölt ja kui sa lõpus ei jõua sinna järgi talle, siis on sealt 2 lihtsalt tulemas. Ja aega jälgida, et kui järgi jõuab, siis paneb söödu sealt välja ja olukord ikkagi lahendatud. Oi kui hea sööt praegu, hea sööt. Ja jälle 2 vabaviset, jah. Nii ta käib Rakvere kiiruse pealt ja siit siis nagu pikkuse ja jõu pealt vastu. 5 viga, esimene 5 veaga mängija siis, kes... Nii juhtus juba kiiresti. Tuleb siis Remi Otil lahkuda ja asendab teda Madis Reisi. Remi Oti kontosse jäi 2 punkti, 2 lauapalli ja 1-2 viskas ka sisse. Läheb koju, ütleb, et käsi valge finaalis. Muidugi. See on kõige tähtsam. 50%-ga viskasin. Eks see on see punktide lugemine on selles vanuses, mäletan isegi omal ajal, kui selles vanuses mängisid, eks see punktid olid ikka kõige tähtsamad ikka, et palju see pärast mängu ikka sai see protokoll kätte võetud ja vaadatud, palju punkte keegi viskas ja siis garderoobis palju sina viskasid ja palju sina viskasid. Kas protokolli üldse vaja oli, et siin neid punkte ikka on, et kõik on meeles ju? Teravamad pliiatsid lugesid mängu aeg ise oma punktid kokku veel, eks ole. Aga no mis see korvpall on, et eks see on ju ikkagi, kõik tahavad palli korvi visata ja eelkõige ta mäng on ja selles vanuses, noh, rõõmu tunned ikka sellest, kui sa palli korvi viskad, nii et see on täitsa inimlik ja loomulik. Pallikaotus ja Rakvere veel võimalus üks 3. Sealt see tuleb. Ja vahe 6 punkti. Erki Kuhi teeb jälle ära. No tundub, et viisikutes siin on Rakverel tegijaid rohkem selles viisikus. Jooksu moodi, aga kohtunik vigistas silma kinni. Andis andeks praegu, jah. Vähemalt sai Timo Timmi siit 2 punkti juurde visata ja 4-punktiliseks selle vahe meelitada. No loodame, et vahe suureks ei lähe, et ikka me näeme finaalile kohas sellist võitlust lõpuni ja punkti mängu lõpuni. Järjekordne kopp tuleb sealt. Egert Paapol selle autoriks ja saadaksegi rünnak enda kätte. Võeti siis oma pikkus kasutati jälle ära ja väike mees saadi maha. Nende punktide lugemisega on. Oi, ilus läbimurre, ilusti Pete ja vasakuga ilusti läbi lõpuks, aga kahjuks korjalt mööda. Aga väga ilusti mängis 1-1. Erki Kuhiga natuke passiivseks, tõenäoliselt oli tal võimalus see lauapall kätte saada, aga läks hoopis tema näppudest auti. Pikk mees 3. joone taga, aga ei ole nagu tehniliselt ka seal häda midagi tal selle palliga. Ilusti sööt ja sai uuesti sööda tagasi ja lõiga alla ja kohe sööt ja jälle 2 vabaviset, nii et ma kujutan ette, et neil kollastel poistel on peamurdmis täiesti, et kuidas me need Tartu pikad kinni saame. Teeb ikka tusa küll, kui sa ise proovid kõigest ajast, aga sul ei midagi teha, seda lihtsalt on sust pea jagu pikem. No paljud ju Eesti noorte treenerid, kes käivad siin väljas, ütleme Lätis, Leedus, Venemaal käivad võistlustel noorte tiimidega, siis
tulevad tagasi ja räägivad seda juttu, et noh, poisid on igati tublid ja kõik on hästi ja võitlevad ja kõik on tublid, aga teised olid peajagu suuremad, eks ole, no mis sa teed, no ei ole lihtsalt nii on, eks ole. et neil on juba vuntsitee. Täpselt nii, no lähed selles eas võib-olla, kui lähed Gruusiasse, siis grusiinid ajavad habet juba hommikul, nii et eks ta nii ole, jah. Nüüd siit pall jääb pooleks. Oleks pall ja Tartu pall. Jah, nool näitab Tartule. Me peame olema siin erapooletud, et me ei saa olla Tartu poole peal, et me peame olema väga-väga... Vaatame, kuidas see õnnestub. Paratamatult, ma saan aru, et proovime. Sina oledki juba ammu Rakvere poole pealt, siis seal on Vehmanen ja Kuhi, sinu tüübi mängijad. Proovime siis nii, et ma olen Rakvere poolt ja sa oled Tartu poolt. Enne mängu peakski kokku leppima kaaskommentaatoriga, et kes kelle poolt on, et siis on vähemalt, muidu on alati ütlete ühele poole, et kahjuks läks mööda teisele poole, no näed, ei taba. Ja nüüd on mõtlemise aega, kumb võistkond ei jõudnud jälgida siin, kumb võistkond võttis time-out'i, kas see Rakvere võistkond? Rakverel paistab seal üks tuluki kirjas olema. Küllap siis nemad seda pausi kasutavad ja Vehmanilt siis 17 punkti kokku ja Kuhilt 15. Ja seis on 54-52 siis Rakvere ees. Kahene vahe ja no siin see tehniline erinevus veel põhimängust ka see, et siis minutiline paus ei ole mitte minut, vaid 30 sekundit. Jah, et pole siin vaja pikka juttu, et korraks poisid kokku ja kui siin juttu oli, et käiakse välismaal mängimas suhteliselt palju nüüd ikka Eesti noortega juba ja ka küllaltki edukalt vähemalt, kui siin Erkmaa ja ka teie enda klubi näiteid silmas pidada. Ma saan aru, et Kandimaa praegugi on poistega kuskil mängimas või? Ei, välismaal. Kikerpill läks. Kikerpill ja Olari Naarits on Göteborgis, on jah, see Eivli etapil oli. Aga et siis, kui meie, sa ütlesid, suhteliselt kasuks on tulnud see reeglimuudatus või piirang, et ei tohi katet mängida ja maalakaitset, et Erkmaa kunagi arutas just, et võib-olla see piirab, et väljast kõik mängivad niimoodi nagu päris korvpalli, et mis tsirkust meie siin siis nüüd teeme? No jah, ma olen ka Erkmaaga selles mõttes nagu rääkinud nendest asjad. Ega siis mõtlen, et ega see on erinevad riigid, erinevad reeglid, eks ole, aga kus see tõde on, kus me seda ikka teame, et eks proovitakse nii ja proovitakse naa, aga selles mõttes on nagu hea just, et noortevõistkonnad on hakanud käima välismaal turniiridel ja nad näevad, et kui ka seal peab teistmoodi mängima teiste reeglite järgi, siis see on hea kogemus nii noorte treeneritele kui ka nendele mängijatele, nii et ega niisugust ühest vastust ju ei ole, et selles vanuses, et mis nüüd on õige, mismoodi, eks elu paneb kõik paika ja ma arvan, et ja mingid teatud külge sedasi on efektiivsem lihvida? Jah, kindlasti, aga ma ütlen, et see, mõned räägivad, et näiteks kui meeste tänapäeva korvpall ongi just 1-1 ja piker roll, eks ole, mees võib-olla element, mis lätlasele natuurilt sobib palju paremini kui meile, vist seal on kogu aeg sellist korvpalli mängitud, et me peame paratamatult mingil moel seda nagu hoogustama. Jah, aga mingil hetkel tuleb nii või naa hakkad sa seda õppima jälle, nüüd on küsimus selle, kas hakkad seda aasta hiljem või aasta varem, eks ole. Et ma ütlen, et erinevates riikides on erinevad need võetud meetmed kasutusele ja eks meiegi peame oma korvpalli arendades siin arvestama paratamatult oma asjadega, mis meil, oma materjaliga, mis meil siin on ja samas võtma ka mingid asjad üle siis välismaailmast, mis meile võiksid nagu sobida. No sina koos Indrek Visnapuuga proovisite vägagi Tartu korvpalli esindusmeeskonnas, ma mõtlen kiireks ajada või selliseks, tõesti kiire korvpall, eks ole, et ükskõik mis on, uhame ühele poole, teisele poole, siis nüüd paranda mind, kui ma eksin, aga sinu tulekuga on see tempo kuidagi natuke maha tõmmatud. See materjal selle baasi pealt ei olnud väga efektiivne. Ütleme nii, et eks kui treeneri vahetus toimub ja toimus, siis eks see on loogiline, et midagi sa pead muutma, et muidu ei ole mõtet nagu treeneri vahetusel ei ole, et läheb üks läheb ära ja teine tuleb asemele ja kõik täpselt sama, eks ole. Saagu või Sandimaga sa pead selle riski võtma. Sa pead midagi muutma ja see on täiesti loogiline, et mingid mängunüansid proovid nagu teisest vaatenurgast või teistmoodi teha ja kas need siis toimivad või ei toimi. Aga mida me näeme praegu väljakul on 54-54 viik ja kas Tartu saab esimest korda ette? Timo Timmil see võimalus oli, aga võimalust ära ei kasutatud ja siis kaitsemängija vist ka, või oma mees varem alas, et siit pall antakse ka vastastele. 54-54 siis, viik endiselt. Ja pisut alla 4 minuti jääb seda veerand aega mängida. No kui sa arvasid, et siin 100 punkti skoor tuleb, siis ma kardan, et sinu lootused ei ole vääratud täna täituma. Et
Poolega andis lootust selleks, aga siit on vaid 10 punkti jõutud mõlemalt poolt juurde. ja sööd korvi alla praegu. Ja mööda. Aga teeme ise. Üle selja veel vise. No nii, ja kodumeeskond siis 2 punktiga ees. Ei ole ammu seda seis olnud avaerandist saati. Kas Tartu oli vist alguses oli korraks? Korraks alguses tundus, et oli, jah. Sest on ilmselt kaitses paremini sellega tandemi Vehmanen Kuhiga nüüd hakkama saadud, et ei lasta neil nii palju peale visata, kui see oli alguses. Mehed väsima hakanud. Ja pika mehe käe alt saab viskele, aga nii palju oli katus peal, et pall korvi ei leidnud. Lõpuks veel pikk mees, mängija number 16, võttis jalad maas ründelaua palli. Ja ei kuku pall korvi. Nii pikk mees, et ta ei pea hüppama korvi jälle, et võtab selle palli jalad maas seal. Nagu pikk ta on, siit selle positsiooni pealt raske hinnata. Nii kaugelt on jah, raske hinnata. No mingid meeter 80 vast ei ole või? No sina ütlesid nii, mina ei julge pakkuda isegi. Ma ei kujuta ette, no kui nad kohtunikuga sama pikad on, ikka sinna kanti vast. Rist tuleb, nüüd on Rakvere mingi kokkulepitud asi, jah. Et jooksevad alt mängijad risti ja püüavad sedasi siis väikse segaduse Tartu kaitsemängus korraldada. Ja tõenäoliselt siis ikkagi seal mingi passiivne kate saab ka tekkida, väga kaugelt see vise, aga vise ei taba, ometigi kõige pisem mees platsil võtab laua. Vehmanen jälle see detail, mida ta hästi valdab, see väga ilusti ja väga ilusti, nagu kogenud mängumees rahulikult mängis omal koha kätte ja viskas 2 punkti ja seis viigis, 56-56. Jõudsime vaid mainida, et Vehmaneni ja Kuhi hoog on raugend. siis tuli ka kohe vastupidise kohta tõestus. No hea. Jõuga, see oli jõuga tehtud ilusti, et... Aga ilusti see, mis noorel tavaliselt tekib tulema, et see jalg tuleb üles, et praegu suutis maa küljes kinni hoida, et seda jooksu ei tule. Vehmanen jälle palliga. Kuhi, tema kolmene. Ja ei läinud. Nüüd see 3% Rakverel on üha langemas, et kui ta siin vahepeal oli pea 50% tabavused, siis nüüd on 33. Vaat ei tea, kas noortemängus on ka nii, et hakkad lõpus väsima ja nii nagu suurte mängus on, et teisel poolel, kui väsimuse pealt on juba raskem tabada, et kuidas selles vanuses on, mida mängija tunneb, et kas mida mängu lõpupoole, kas on ka raskem juba visata. Riskantne sööt, aga vahetlõige ei õnnestunud. Tuleb veel üks kolmene. Oi, see jääb väga lühikeseks. Ja pikk sööt ette ja nüüd. Ja sööt, ja täpne sööt kiirrünnakusse ja... Joosti vasaku käega. Super sööt oli, see oli nagu mõõdetult. No Tartu on nüüd hingamise saanud uue, 62-56, 6 punktiga ees. Et pikalt oli see vahe seal 5 ja 0 vahel Tartu kahjuks, siis nüüd on hoog sisse saadud. Esimese poole Rakvere sai siukseid lihtsamaid korvi alt jooksid kiirrünnakut, said lihtsaid korvi, siis nüüd on praegu on Tartu saanud siukest paar lihtsat korvi ja kohe vahe ruttu läinud 6 punkti peale, nii et... Ja nüüd on need korvid rohkem tulnud ka olukordades, mitte ainult vabavisetest. Vot selles vanuses ongi see, et ega see positsiooni mängus on nagu korvid rasked tulema, eks ole, et seal 5 ründajat, 5 kaitset, aga just, et kes saab siukseid lihtsamaid korve, et saad kaitses nagu kätte ja siis ruttu kiirrünnakusse saad lihtsaid korve, et need on siuksed eriti magusad selles vanuses. Lugenberg nüüd palliga, enne läks vise väga lühikeseks, mis nüüd ette võetakse. Oi, kui ilus sooritus, oi, kui hästi mängida. Ja vasakult ilusti. Väga ilus pete, väike niuke kiiruse muutus veel ja väga ilus sooritus. Olid nüüd mängujuhi esimesed punktid, aga väga õigel hetkel. Nüüd see on väga ebavõrdne vahetus seal korvi all ja mis anti? 3 ei ole, 3 sekundit oli ka vist. 3 sekundit, aga aeg sai ka otsa, jah. Aga ma nägin, kohtunik näitas 3 sekundit, et nii kui pall tuli, ta oleks ära vilistanud ka selleta. Pikk mees läks 3 sekundi jalasse ja püüdis seal teha ruumi väiksema mehe vastu, aga aeg sai nii otsa, nii et 62-58 enne viimast veerandaega Salva Tartu juhib, nii et vaatame. Kodumeeskonnaks on miskipärast märgitud siin Rakvere või? Kas siin on nendes mängudes üldse mingit erinevust või pannakse parasjagu sinna tabeli poole peale nimi, kuhu juhtub? Ja küsimus, aga ma ütlen selle peale, eks me kõik ajame siin Eesti asja, et kõik on koduvõistkonnad siin meil. Et nagu me eile tuli, mul oli poiss ka kaasas, käisime mängu vaatamas ja siis kui see A-klassi teine poolfinaal lõppes, läksime auto peale, siis ütles, et mul on nii hea meel, et Eesti võitis. Aga nii ongi ju, et nii ongi tegelikult, et mis me siin ikka, et ega omavahel kraagelda pole mõtet, et kokkuvõttes kõik, kes selle korvpalli asjaga tegelevad ja korvpallid on siin treenerid või mängijad või ajakirjanikud või kes iganes, no kokkuvõttes me ju kõik tahame, et see asi läheks ikka paremaks ja mängeid tuleks juurde ja kõik me ajame ju tegelikult siin piltlikult öeldes ühte asja nii-öelda. Meie väikses Eestis nii-öelda. No nii, viimane veerandaeg hakkas. Vaatame, kas need 10 minutit, kuidas...
ja ilus läbimurre, 2 punkti ja viga otsa veel, jah. Nii ta on ja võimalus siis Tartu Ülikoolil veelgi oma edu kasvatada ja võib-olla see seis selles valguses, kui vaadata põhiturniiri tulemust, natukene üllatav on, et Rakvere on põhiturniiri kindel võitja ja vaid 1 kaotuse saanud, kusjuures siis Rapla meeskonnalt. Ahaa. Sa oled taustainfo hästi ära teinud. No, mul on allikad õnneks, kes mind natuke toetavad selle infoga. Väga hea, väga hea. Et Eesti noortekorvpall, kuidas ma ütlen, on selles mõtteski aktiivne, et kas või see, et seda mängu täna internetipurgist näha saab. Et... No see on ju super minu arvast, et siin ei olegi midagi, et tänapäeval eriti tehnika sajandil ja kui me leiame võimalust siukseid mänge näidata arvutist ja see on ju noortele korvpalluritele, ma arvan, ääretult positiivne. Nojah, muidu see tähelepanu jääbki nende 10 vanema piires, kes siia kohale sõidavad, eks ole, et nüüd on siis vähemalt kõigil klassikaaslastel või ka vene keele õpetajal võimalik vaadata, et ausõna, sellepärast mul jäid ülesanded tegemata, et ma eile mängisin. Muidugi, et öeldakse ikka alati, et alati läheb hästi palju auru läheb sellele nii-öelda tippkorvpallile, eks ole, ja meeste korvpallile ja tema on nagu kogu aeg siukses eelisseisus, siis samamoodi või et nagu ma olen alati rääkinud, et noorte treeneritele tuleb palju tähelepanu pöörata, et noored treenerid saaksid ennast käia koolitamas ja käia ja nendele tuleb nagu luua paremad võimalused, et neid inimesi, noorte treenerid, kes tahavad teha, on palju Eestis ja tõsiselt tahavad teha, et nendele tuleb lihtsalt tingimused luua, et samamoodi on ka noorte korvpallile, et tuleb nagu rohkem rõhku panna ja praegune näide, et saab juba live pilti näidata, on ju ainult täiesti igati positiivne minu arust. Erik Aasik vahepeal platsile tulnuna parandas oma meeskonna seisu, vähendas vahe 4 punktile ja Rakvere rünnak uuesti. 8 minutit jääb mängu lõpuni, ma oletan, et mängu lõpuni, kes teab. 66-62 siis Tartu veel juhib ja veel juhib. Et lauavõitlus on see, mis Tartut on toitnud, 37-22 seal numbrid. Ja väga raskele viskele läheb mees, aga ei jäänud palju puudu ja võetakse ründalauapall korduvalt. Ei siiski, nüüd on pikk mees rünnakus, kas näeb söötu anda? Ei näinud, ta oli praegu tegutses palliga, et ei näinud Aleksandr, jah. Aga näha, et pilk oli selgelt maas ja vaja oli palli vaadata, et see element on eelkõige. No siin selles pikal mehel on, eks tal on selle palliga veel tegemist. Aga vähemalt ei jäänud kartma, et hoian palli käes ja otsin kuhu sööta, et võttis kohe ette ja hakkas tegema. Siis nagu me nägime, enne suutis ka täiesti kartmatult 3-st peale visata. No võib-olla muud elemendid tal ei olegi nii tugevad, me ei tea. Noh, jah, eks ta tehniliselt temal tulevad need asjad kindlasti hiljem, aga tahtmisest poisil puudust ei tule ja see on kõige tähtsam. Jaa, palun. 2 punkti vahet. No see on tõeline finaal, ma arvan, et siin ei oska midagi öelda, et see on parim finaalmäng, mis saab olla. Põnevust jätkub kindlasti lõpuni. Ja jätkub ka nüüd Tartu meestel julgust midagi rünnakust teistsugust korraldada, et ei ole ainult pikale pall alla ja võib-olla siis see viisik on ka selline, kus nagu mängu taktikaline pool on natuke teistsuguse ülesehituse. Täitsa võimalik, et kuidas omavahel kokku lepitud on asjad. Korvi all ja muudkui teeb. Vabaviske liigutus. Võib-olla annaksid sa talle nõu midagi? Noh, alustame jalgade asendist, eks ole, ja asend. Noh. Viga sealt, number 28-le. On see Joonas Anton Jürgenstein. 2-0 nüüd üle pika aja vabavisked, et tavaliselt on ikka siin 2-2 ja 2-1 olnud poistel, et nüüd on 2-0, kas mängu lõpp hakkab tulema, et poisid lähevad. Tundub, et sul on õigus, et Rakvere kaugvisked ja ülikooli vabavisked. Hakkad mööda minema. Et kui siin enne oli protsent üle 70, siis nüüd on ta 60 peal. Ja kes saab lauapalli? 5 paari käsi. Oi, võitlus kõvasti. 1, 2, 3, 4, 5. Kõik palli peal. Ja üks kollane 3 musta vahel võitles selle palli siis endale tegelikult. No, vead täisel ei ole, saame teada. Täis ei ole ja Rakvere käes pall. No, läheb siis. Tuleb viik. Jälle tegema. Ja Erik Aasik hoiab seda mängu Rakvere poole pealt elusa. Ja seis viigiks, 66-66. 6 minutit minna ja jälle korvi alla julgelt ja tundus seegi olukord võib-olla natuke veahõnguline siit vaadates, aga laseb kohtunikke selles mõttes mängida, et nad sellist 1-1 võitlusi päris puhtaks ei vilista, et kus need
kus nad muidugi need poisid seda kontaktset mängu õpivad. täitsa õige, ma arvan ka, et kohtunikul, ma ütlen, et siin on, et kohtunik peab selles samas siin tunnetama, et kus ta vilistab, kus ta mitte ei vilista. Ja 3 punkti visaja ei lähe mööda lauapall. Kavalalt päästis palli Tartu mängija praegu, et viskas vastu kollase selga või viskas kogemata vastu nägu või? No ei ole kindlasti kaugvisked selle Tartu Ülikooli meeskonna trump, 6-2 on siiani. Ja näha ka, et väga ei pommitata neid. Jah, püüavad rohkem läbimurrete peale mängida ja oma pikkadel mängijatel seal 3 sekundi alasse järsku. Et iga Tartu Ülikooli kaugviske peale paneb 7 korda Rakvere peale, et kaare tagant 21 korda on proovitud. Ilus läbimurre praegu. Natukene jäi lõpust puudu, jah. Jah, ei ulatanud seal korvini päris, aga oi, ründelauast 3 või 4 korda Tartu püüdis, sai ründelaua ja lõpuks viskasid korvi ja 68-66 Tartu ees siis. Ja anti siin järjest võimalusi oma viga parandada ja pika peale sellega hakkama saadi. Ei ole väga suurt vigade ohtu vist siin praegu kellegi 4 veaga Nergikuhi, aga tema selles viisikus ei mängi ja Rakvere poole pealt. Richard Arakul ka 4 viga Tartu meeskonnas. Nii et temal natuke raskusi. Vaatame, kuidas meeskonna liider pingele vastu peab. 4 minutit minna ja 2 taga Rakvere, 2 vaba viset. No seni 1-1. See mees ei eksi. Nõtkelt. 68-67 Tartu ees, vaatame, kus tuleb viik. Ja viik käes. No päris mitmes viik on see, nii et ega siis oma ka juba kihelus sees. On, siin tekib hasart hoopis teistsugune, see on, mäng on täitsa finaali vääriline. Ja järjekordne pallikaotus, ei siiski. Oi, ebaõnn oli praegu, ebaõnn mängi. Oli palli päästmas ja tõenäoliselt selle auti laskmine oleks olnud odavam. Oleks olnud parem, poiss ise ka laiutab käsi, et sai aru, et oi, see oli viga praegu, et ta sinna söötis, aga juhtub. Aga te peaks kohe. Liigne agarusega. Läks kohe tagasi ka tegema, mõtles, et minu viga siis parandan ise ära. Jaa, aga läks mööda, aga ei, tubli paiss on see mängija number 7 ja tema nimi on Erik Kaasika. Silmapaistev mees, 18 punkti. Punkt veel ja on tema selle mängu MVP võib-olla jah, sest 19 punkti viskas ka Kiur-Toomas Vehmanen, 6-3 on tema lõpuks siis see kaugviske saaga. Aga kuna temal on õnn mäng lõpetada viisikus, siis võib-olla tema saab kangelaseks. Saame näha. Läbimurre 1-1, läbimurre ja raske vise, aga et siin on siis nagu sellise mänguformatsiooni juures on nagu kaks võitlust, et kas sa oled esiviisikus või teises viisikus. Kas sa saad mängu alustada või sa saad mängu lõpetada. Jah. Aga kuna nüüd on Tartul vead täis, siis on 2 vaba viset Rakverel, jah. Nii ta on ja võimalus vigistada, seis 70-68 Tartu ees ja 3 minutit 12 sekundit lõpuni. Kervin Põld vabaviskejoonel ja täna ta seal veel käinud ei ole. Seni tal 5 punkti kontos. 1-3 6 üritusest sisse läinud. Ja vaikus saalis. No ikka ongi nagu kodusaal, jah. Esimene mööda. No need vabavisked on siin päris võib-olla natuke suurema kaaluga kui 1 punkt, kui mängu alguse vabadega võrrelda. Aga mees võtab ründelaua. Ja viik, 70-70, kõik hakkab otsast peale. No see Kaasik ikkagi tiirutab sinna MVP poole. MVP auhind on ohus praegu seal. MVP auhind on raske saada, kui meeskond kaotab jällegi. Jaa. Õige viga, ütleb treener, jah, ja oli õige viga. Head täis pole, nüüd on Rakverel ka 4. viga, vist võistkondlik viga, et pärast seda, kui nüüd veel viga tuleb, siis eks siin vist lõpus läheb selle vabavisete viskamiseks kõvasti, et mõlemal võistkonnal on vead täis ja vaatame. Lider palliga hädas ja läheb ikkagi viskele sealt veel. Sai viskele, aga ise lauas, ei, 28 on see. Jürgenstein. Jaa, sai vea kätte, kuigi üks mängija oli korvi all vaba, et vaatasin, et söödab, aga poiss otsustas ise mängida 1-1 ja sai 2 vaba viset kätte. Gregori Vilman. No nii, järjekordsed vabavisked siis 2,5 minutit lõpuni, 70-70. 4-2 on seni see mees pannud. Ai.
kahandavad seda protsenti, nüüd on juba alla 60 Tartu Ülikooli vabavisete protsente. No nii, 71-70 Tartu ees. Aga mängida on veel 2,5 minutit, et siin suure tõenäosusega näeme veel väga erinevaid lahendusi. Väga keeruliseks ei hakka asja ajama Kaasik, viskab ise peale ja saab ka lauapalli, mis kokku on talle 8-sse. Jaa. Uuesti läbi tema käib pall, eks tema on see, kes läbi tema see pall käib lõpus. Ja ega midagi keerulist ei olegi vaja. Üks julgelt läbi ja 2 punkti ja Rakvere ees, 72-71, 2 minutit mängida. Nüüd palliga hätta natukene. Ei mahtud ilusti jalge vahelt läbi ja 1-1 läheb tegema. Raske ise nüüd kaitse mängis hästi ja Rakverel võimalus kiire korv. 2 meest on kiirrünnakus lausa. Tuleb korv. Tuli. Paremalt poolt ja siin väike viskepette veel ette, et ilmselt õpitud liigutus. 74-71. 3-ga peal. Rakvere on juhtima läinud. Ja sööd! See oli nüüd ilus ja see, mis Hannes Saar eelmisel rünnakul tegemata jättis, praegu tehakse ära ja siin 1 punkt tuleb küll söötja sõbrale anda vist. No nii, vaatame, mis number 7 välja mõtleb. Kas usaldab palli kellegi teise kätte või hakkab üksi tegema? No ikka vähemalt 1 sööt tuleb tõenäoliselt. Otsib söötu, ilus sööt korvi alla. Kuigi seal oleks võib-olla 1 sööt, võib-olla veel ruumi olnud alda Kervin Põllult. No seda oleks liigalt nõuda, et poiss nägi juba silmad suured, et saab korvi visata, läks viskama ja viskas mööda, aga no juhtub, pole siin hullu midagi. No nii. Kaasik ise. Ja kes läheb läbi Murre keskpositsiooni viise ja väga külma närviga mängumees. Tubli poiss. Tubli poiss, ilusti julgelt ei kartnud ja viskas palli sisse. 26 punkti on ta visanud. No, ja 3-ne, see on... Kes paneb kaugelt ja ei jää palju puudu, aga ründelauas valitseb praegu Tartu ja see pall on ka korvise. Väga oluline korv. Ründelauast jah, Tartu poisid on natuke osavamad seal, saavad neid palli sealt kätte, nii et 76-75 minut minna ja Rakvere kes pall. Ütleme nii, et ründelauast on nad rohkem palle saanud kui kaitselauast. Ja peaaegu, et sama palju punkte võetakse ründelauast kui vastased kaitselauast. Oi, praegu oli ebaõnn, et ise viskasid korri eest mööda ja tegid veel vea otsa siin nüüd, et vead on täis ja Tartul 2 vabaviset, et need on tähtsad vabavisked nüüd. Vehismelt sai saanud selle olukorraga hakkama, et välknõupidamine on väljaku ääres praegu Rakvere peatreeneril. Jaa. Ei, väga lahe, et siukest finaali me just ootame kõik ja... Arak, vabaviske ei ole. No nii. Kas hakkab käsi tõmbama või? Jäi. 76-75 siis Rakvere juhib 1 punktiga ja 47 sekundit lõpuni. Teine vabavise Tartul. Ei ole mees saab ka sooja teha, tema esimesed vabavisked selles mängus. Ja mõlemad mööda, aga antakse uus. Varem astus Rakvere mängi astus varem 3 sekundi jalasse. No läbe ju oodad, saad ise aru, milline särts seal sees on. Ja Tartu poiss saab 3. korda proovida. No 3. kord läheb, ma usun. 2 korda on saanud proovida. Nüüd 3. läheb. Ei läinud. Ei saadud viiki tabloole. 1-ga siis Rakvere ees. No kerge eelis on nüüd Rakverel, et vähemalt psühholoogiliselt punktiga ees ja rünnak ka meie, kuigi siin on 2 rünnakut ilmselt peale seda tuleb veel. Ja ise alla. Ja ilus. Küll mööda, väga oluline korv läheb mööda nüüd praegu Kaasikul. Kiirrünnak vaja ära teha. Vaatame. Hea Pete. Ja läbi ja viga. No vabavisked, nagu sa mängu alguses ütlesid, tõenäoliselt need siis ka otsustavad siin. Nüüd saab väga huvitav olema, ma just vaatan seda pilti, et kuidas nüüd noorte mängudel lahendatakse seda, et 23 sekundit, et sisuliselt on ju 1 rünnak, eks ole, jäänud Rakvere poole peal. Kas tehakse viga või? Et vaatame, mis siin... Ennem peab Hannes Saar tabama, aga seda ei juhtu. Vabavisked poisid. Kui nüüd mööda läheb, siis ikkagi tuleks viga teha või? Jah, et siin on selle taseme juures siin võib teha igasugused vigased, sest vabavisked on lõpus viikjalul. Viik vajas. Minutit ei tulnud praegu, mõlemal meeskonnal on üks rünnak, Rakvere treener ütleb praegu, et 1 rünnak mängime, 1 rünnaku, nii et mängivad lõpu peale. Ja mina arvan, et see 7 otsustab mängu saatuse tuleb MVP-ks. Siis tuleb lisaaeg, kui ta nüüd ära ei pane või? No vaatame, aeg on veel tõeline maiuspala. Kuidas pulss noormehel on ja palli kaotus on lähedal. Nüüd see 7 vist ise ei saa otsustada, tuleb vise ja viga 1,7 sekundit enne lõppu. Kohtunik andis vea ja 1,7 sekundit ja 2 vabaviset. No kuidas sa hindad kohtuniku sellist käitumist, et
oleks pehme natukene. see oli praegu siuke viga tegelikult, et tegelikult mitte midagi ei oleks. mängu saatus oleks võinud lisaajale minna. Oleks kohtunik võinud tegelikult, no kas oli viga ei olnud, vaat nii on raske öelda, eks ole, aga no vaatame, kuidas. No nüüd on kuulda ikkagi publik natuke huilgab. 2 vabaviset ja esimene mööda. Huildab veel hullemaks, sul on võimalik mäng päästa või hukka ajada. No nii, vaatame, aga kas mängija saab kangelaseks kas praegu? minut on sees siin praegu treeneril või? Ma arvan, et Raido võtab minutisse vaheaega, jah. Läks. Minutine vaheaeg, Rakvere juhib 1-ga. No, palju põnevat stsenaariumit on raske tahta, kuivõrd nüüd vist seda, et kaugviskega võidetakse. 1,7 sekundit, nüüd vaatame, mida Raido välja mõtleb, et no poistel 1,7 sekundiga ei ole väga lihtne, mis sina selle 1,7 sekundiga kokku joonistaks? Eks see pall oleks vaja sinna kuidagi, ma arvan, 3 sekundi alastasin, kuna pikkuselt me oleme natuke, või Tartu on siis natukene pikem, et võib-olla et audist sööta võimalikult korvile lähedale. Kuidagi korvile lähedale, järsku seal saab keegi ette ja upitada selle palli sisse ja järsku teeb mingi viga või midagi. Või siis kohtunik raatsib veel ühe vea panna. Et ega ma ütlen veel kord, ega siin selles heas taktikaline plaan, sa võid siin praegu mida iganes joonistada, poiss läheb väljakule, tal on kõik meelest läinud, et ja kui teab kummale poole rünnata. Siin on täpselt, et siin võib täitsa täiesti suvalisel hetkel mõni poiss teeb vea või midagi, kus ei ootagi, et viga peab, et ega siin ma ütlen veel kord, et see taktikaline plaan selles vanuses ei ole see A ja O kohe kindlasti mitte, et siin poisil on peas hoopis must 1000 muud mõtet, kui ta praegu väljakule läheb, et treener küll joonistab seal, ma arvan, midagi ette, aga kui see pall antakse kätte ja otsajoone või küljejoone pealt lähed välja viskama, siis ma arvan, tal enam meeles ei ole, mis. Rakvere mehed on juba platsil ja on selge närvilisus näha, et ega keegi läbeb koha peal oodata, et kõik tammuvad ja kõnnivad ringi, et sellist nagu motoorset rahutust endast välja saada. No mis siin on? No vaatame, mis Tartu igal juhul välja mõtles. No pikk 24 liigub skorvi alla sealt vasakust äärest või? Nii tuleb Kate. Tuleb välja ja vise. Oi kui ilusti ja oi kui hästi mängitud. Suurepärane lahendus. Väga suurepärane lahendus tegelikult. 2 sööta jõuti veel selle ajaga teha. Väga ilusti mängitud ja Raido tubli treener, väga ilusti mängis ja poisid ilusti, ma arvan, pidasid täpselt kinni sellest ja jõudsid isegi viskele, aga viskis mööda, nii et mõlemale võistkonnale ikkagi super hästi, et õnnitlused nii võitja meeskonnale kui ka kaotajatele kindlasti. Nii et miniklassi tänavune Eesti meister on PC Tarvas Rakvere spordikool. Ja kuna Gert Kullamaa peab minema, aitäh sulle Gert kommenteerimast, et me täna vist kohtume veel, eks ole? No kohtume veel aga finaal oli igal juhul finaali vääriline. No võta lonks vett, saad pulsi alla. Okei, ilusat päeva kõigile. Et Gert läheb siis autasustama neid mehi, sellepärast tal nii kiire on ja nagu ma ütlesin, on siis PC Rakvere Tarvas Rakvere spordikool, PC Tarvas Rakvere spordikool, jah, nii on korrektne. Võitnud miniklassi meistritiitli ja kohe algab siin ka autasustamine ja Salva Tartu Ülikool paraku, ütlen mina tartlasena, jäi hõbemedalitele, kuigi vaevalt neil nüüd see nina väga longu läheb, sest mäng oli jooksmas suuresti Rakvere taktikepi järgi ja pakuti väärt konkurentsi ja oli ka see võiduvõimalus, aga ikkagi õnnestus siis küll mõnevõrra eemalt vaadates pisematel Rakvere meestel oma tehniline paremus maksma panna ja võib-olla oli siin kaalukeeleks vabavisked, mis Tartu Ülikoolil lõpuks siis tabasid 56,5%-liselt. Jah, võib ju öelda, et üks vise rohkem ja mängusaatus oleks teistsugune olnud. 46-26, nii et 26 punkti sellest 76 tuli vabavisetest ja võrdluseks siis, kui 46 korda käisid Tartu Ülikooli poisid vabaviskejoonel, siis vaid 20 korda tegid seda külalised Rakverest ja tabasid mõnevõrra, üsna sama, jah, 20-11. Lauavõitlus väga selgelt Tartu Ülikoolil 48 võrdluses siis virulastel 30 lauapalli. Vaheltlõikeid tegid Rakvere mängijad hästi, 12 vaheltlõiget ja vaid 6-ga vastasid Tartu Ülikooli mängijad. 3 blokki pani Tartu Ülikooli meeskonnast Egert Paap, number 16 ja temalt ka 10 punkti, 15 punkti ehk siis oma meeskonna parim. Ja 15 punkti viskas Gregori Vilman ja 14 punkti Hendrik Eelmäe. Mängu alguses oli tema roll just väga suur, kahjuks lõpuni teda nii efektiivselt ei suutnud mängida ja Erik Aasik, suure tõenäosusega räägime ikkagi sellest mehest MVP vormis, sest 21 viskest väljakult, 2 punkti viskest, siis 10 tabas kaugvihestest 2-1, kõik 3 vabaviset sisse, 9 lauapalli, 6 viga tehti tema vastu ja 26 punkti. Assisteeris siis esimesest viisikust Kiur Toomas Vehmanen, teda
19 punktiga, 3 vaheltlõiget lisaks ja 15 punkti ja 3 lauapalli Erki Kuhi esituses. Nii et oli küll mängu, mida vaadata ja suure tõenäosusega enne veel, kui hakkab siin juba naiste A-klassi või tütarlaste peaks ütlema vist pronksimäng, on siin väike paus ja suure tõenäosusega on mul võimalik teid rõõmustada ka mingi hetke pärast ühe intervjuuga, kes intervjueeritavaks tuleb, see selgub mõne hetke pärast, tõmban hetke hinge ja ärge ära minge, ma saan aru küll, et ilm on ilus, aga tütarlapsed on juba sooja tegemas ja õige pea jagavad omavahel selle, kelle õnneks on olla pronksine ja kes jääb kahjuks täna ilma medaliteta. Ja Eesti korvpalli meistrivõistlustel saavutas esikoha Tarvas Rakvere spordikool. Koosseisu Jürgen Toomas Rehmanen, Mati Sepp, Madis Reisi, Erwin Kali, Nevio, Raini Slau, Meis Jetsa, Karl Juhtel, Arvan Johannes Kippasaar, Erki Kuhi, Erik Kaasi, Annel Arumäe, Marek Anton, ja võistkonna treener Madis Putko, peatreener ja treener Tõnis Putko. Ja parim mängija Erik Kaasi. Õnnitlen täna päevavalmast.